kõigepealt esimesena saab häid sõnu öelda siis Urmas Reinsalu ja see esimees, keda te võiksite siis 3 omadussõnaga kiita, on Lauri Läänemets. No. 9 kuud jättis jälje, ma vaatan, koos valitsuses. Kas me läheme tehnilisele pausile? No vaata teda. Päris muhe mees. 1. Teiseks Järvamaa mees. Ja kolmandaks mulle tundub, et ta hoolib oma lähedastest palju. Seda ma olen oma koostöös. Järgmisena saabki siiralt häid sõnu öelda kergelt punastav Lauri Läänemets ise. See on jume suvest. Ja inimene, keda te kiita saate, on Lauri Hussar. Palun. Ja esiteks tal on Eesti kõige ilusam nimi, Lauri. Äsja oli nimepäev. Ja äsja oli nimepäev ka. Me arutasime muideks temaga, kuidas me nimepäeva jääks selle 3 sõna piiresse. Ja Lauri tahab teha. Lauri on korraldanud ka Lauride kokkutulekuid ja ta ütles, et nüüd me võiks koos teha. Oota, sina kuula praegu. Ja teiseks minu arvates Lauri on väga heatahtlik ja kolmandaks on ta ka väga osavõtlik, et ükstapuha, kus kohas mingi teema on, ta alati haakub ja püüab nagu kaasa mõelda. 3. Lauri Hussar, 3 omadussõna positiivset Jüri Ratase kohta. Jüri on väga osavõtlik. Ja Jüri on väga viisakas. Ja Jüri puhul mulle meeldib see, et Jüri päriselt kuulab. See kõik võtab kokku selle... Ma lihtsalt mõtlen, et valimiste eel Vikerraadios oli üks fantastiline saade, Arp Müller, Mirko Ojakivi juhtisid, saatejuhid sõna ei saanud, Lauri Hussar rääkis, Jüri Ratas tõesti oli osavõtlik. Miks te sealt tsitaati ei võtnud, et oleks võinud ju sealt mõne tsitaadi võtta? Ja Jüri Ratas teeb nüüd komplimente Kaja Kallasele. Ainult 3. Vähemalt 3. Kas nii vähe või? Ma arvan, et üks on see, et kui me olime Kajaga koalitsioonis koos, siis et Kaja suudab olla mingitel hetkedel minna nagu väga kuidagi isiklikuks nagu positiivses mõttes. Ma mäletan, et sa kinksid ühe raamatu ja et sa nagu märkad või et mida? Kas see oli Loomade farm? Ei olnud. See oli siis, kui ta oli opositsioonis ja ma olin peaminister. Nüüd teiseks ma arvan, et mis on tema juures positiivne on see, et kogu selle sõja taustal see, kuidas sa suutsid nagu võtta seda kandvat rolli just välispoliitiliselt, et see oli kindlasti tugev sõnum. Nii, ja viimane. Lugemine sassi, jah, aitäh. Kaja Kallas. Oota, mis 2 on ju? Ja 3, just. Ja 3 peab ütlema see, et sa oled tegelenud selle rahvatantsuga, see on kindlasti Jüri Ratas, mees, kes ei unusta. Eriti tantsuteemasid. Kaja Kallas, lõpetuseks Urmas Reinsalu. Urmase puhul ma hindan väga seda, et Urmas on palju lugenud ja seetõttu ta oskab ka tuua erinevaid selliseid näiteid, kasutab seda osavalt ja ma üldiselt pean väga lugu inimestest, kes loevad. Ja siis teiseks tal on uskumatu omadus
kuidas ma seda nüüd ütlen, nagu tõmmata nagu teemad nagu nii nagu laiaks, et nagu hästi raske on fookust hoida, aga see on poliitiku puhul tegelikult positiivne, et ta läheb nagu rünnakule ja ma ütleks, kolmas ongi see, et ta on tegelikult hästi osav poliitik, et kindlasti olles selles asjas nii kaua sees olnud, siis kõiki nippe nõkse nagu teab ja väga poliitiliselt osav. Reinsalu, ma saan aru, te punastate. Aitäh! Suurepärane, kallistate pärast. Aga teeme lõpuvooru ka. Julgeolekust.